Tere, tere! Olen Triinu. Mina olen metsas. Meil on nii palju mustikaid, ei kujuta ette. Ma olen juba täitsa mustika. Siin on lihtsalt nii palju. Nad on nii täis. Et kui sina ei ole veel näinud metsa, siis ma soovitan. Meil on väga palju mustikaid. Ja kui sina oled veel täna sellises kohas, kui sa tunned raskust ja ma ei tea, mingit ärevust, siis ma lihtsalt ütlen sulle, kõik see on sinu kehas. Ja sinu keha lihtsalt hüüab sulle. Hakka tööle endaga. Et ärevus on üks märkidest, kus keha lihtsalt karjub. Ja kui sa võib-olla ärevust ei tunne, sest sa oled nagu surunud oma tundeid nii alla, siis sul võivad olla teised sümptomid. Sul võib olla kõrge vererõhk või sul võib olla, sul võivad näiteks liigesed valutada, mis iganes. Et ega selles mõttes sinu keha on nii tark, et tema annab märku igatepidi. Nii et, aga kui sina oled juba täna teadlik hing ja saad aru, et kõik on võimalik muuta, siis homme on siis, läheb edasi oma energia juhtimine, kus tuleb siis päikesepõimiku seanss. Nii et ma olen täna päev otsa seda kokku pannud ja siis sa saad lihtsalt teada, et mida siis päikesepõimik meie kohta räägib. Nii et ega siis inimesed arvavad, et kui keha nagu annab tunda ja me ei oska tegelikult, me ei oska keegi tegelikult, me alles kõik avastame seda maailma, mina samamoodi, et mis see keha siis lõpuks räägib. Aga mina olen seda lihtsalt keha lahti häkkinud juba viimased 10 aastat, siis ma lihtsalt jagan sulle, mida see keha räägib. Ja päikesepõimik on üks nendest kohtadest, mida see keha räägib. Sest sinna koguneb kõik näiteks alla surutud viha. Nii et mina võin sellest vihast rääkida väga palju, sest mina olin üks nendest, kes oli nii kuri ja vihane, kui ma 10 aastat tagasi üles ärkasin, sest ma ei saanud aru, mis mul viga on. Sest mul polnud elujõudu. Nii et, ja kui alati keegi ütles, et kui ma siis võtsin abi teistelt, et sul on siin viha. Ma ütlesin, ei, mul ei ole mingit viha. Mina ei vihasta kunagi. Ja teate, see viha oli nii salakaval, see oli nii alla surutud. Nii et, aga me ei tunnista seda, nii et mina olen lihtsalt üks näide sellest, kuidas siis inimestel valutab keha, tal on ärevus ja siis ta ütleb, et tal ei ole viha. Täna ma võiksin öelda, et see on nii suur illusioon. Viha on see põhiline. Sellepärast, et kui inimene ei tunne sisemiselt vabadust, kui sa ei tunne ennast sisemiselt vabadust, no siis vihapoiss on alati kuskil siin peidus. Nii et kui mina hakkasin nendega tegelema, siis viha töö vastu, viha laste vastu, seda oli nii palju. Aga õnneks me saame seda kõike lahti lasta. Me saame kõike seda lahti lasta. Kas te kujutate ette või? Sellepärast, et kui sa viha lahti lastad, siis sinu sisemine päike saab hakata särama. Ja mis on päikesepõimik? Kui päikesepõimik on inimesel avatud, siis inimene hakkab särama, sest ta saab hakata minema edasi ellujäämisest elamisse, sest enamalt jaolt inimesed on nagu robotid, hommikul tööle, õhtul koju. Aga kui sa oled sellest roboti elust väsinud ja tahad hakata elama, siis päikesepõimikust ongi siis järgmine samm siis juba südametsakrasse. Nii et homme ma räägin seda sulle. Nii et kuna mina ei ela enam nüüd pikemalt juba seda ellu jäämist, vaid ikka rohkem elamist. See tähendab seda, et ma näen, mis päevas toimub. Ma ei jookse kuhugi, ma naudin.
aga minu vanamina ei teadnud sellest midagi. Nii et kui sina tunned ka, et sa oled väsinud sellest igapäevasest tööorjusest, siis aeg vaadata iseenda sisse, kes sina oled, miks sa siin oled ja mis sa siia tulid tegema. Nii et tunne iseennast on võib-olla tegelikult kõikide nende seansside, mida ma teen, jagamine. Lihtsalt see pool, et sa saaksid tundma iseennast, sa saaksid ennast nii palju lahti, et sa julgeksid rääkida, julgeksid tunda, julgeksid esineda. See on päris elu, see on päris elu. Mitte nii, et sa teed seda, mida sul on kästud või seda, mida sa üldse ei taha. Nii et tegelikult on päris elu see, et sa teed seda, mis sulle meeldib ja teed seda, mida sa tahad. Et seda poolt ma jagan rõõmuga. Nii, minul on siis täna on siis programmis jõuharjutused. Nii et nüüd ma lähen siia välijõusaali ja hakkan jõuharjutusi tegema. Sest et jõud, nagu ma olen juba rääkinud siin, lihased on kõige olulisemad. Olles siis täna erinevates töögruppides, siis on täna hädas vanemad inimesed, millega? Sellega, et nad ei jõua käia, nad ei jaksa. Ja miks nad ei jaksa? Sest neil ei ole lihaseid. Ja see on see koht, mida nüüd juba uuem põlvkond teab. Meie lapsed on juba veel targemad, aga nüüd, kes on siin 50, siis nendel on see teadlikkus juba tulnud samamoodi, et jõutreening, lihased. Et see on kõige olulisem. Et sa ei pea nagu pensionärina, ei pea keegi sind nagu üles vedama, vaid sa ise jõuad liikuda. Nii et selles mõttes on see lihaste töö üks väga oluline töö, mille teadvustamine siis on andnud mulle uue koha ja igapäevaselt tegelen sellega. Nii et ja siis lähen teen veel treppe, nii et minul hakkab nüüd siin jõutreening. Ja sina mine ka liikuma, see on ülioluline, mine sina ka liikuma, sest et inimestel on see pool, et nad arvavad, et kui nad töö on ära teinud, et siis võib minna voodisse või diivanile teleka ette, siis mina seda ei propageeri. Mina ütlen kohe, et teleka võid ära unustada, vahepeal võid vaadata uudiseid, et sa millestki ilma ei jääks. Aga põhirõhk on ainult iseendal, et sa kasvatad oma mina, julged päriselt elada, julged teha seda, mis sul meeldib. Ja see ongi päris põnev elu. Nii et soovitan kõigile. Nii, minul hakkab nüüd start. Jõusaal paistab. Aga mõnusat õhtut. Tšau ka!